Mul on hea meel täna esimene esineja sisse juhatada ja see on välijuht, looja, promootor Kaido Voogla, kes tuleb rääkima siis Tallinna Kiirabi jalgrattapatrullist. Ole hea, Kaido. Tere päevast ka minu poolt. Ma räägin teile siis mõne sõnaga meie jalgrattapatrullist, meie ratta olemusest ja kuidas see kogu see protsess meile alguse sai. Alguse sai see, ütleme siis, tugev 10 aastat tagasi. See hooaeg me lõpetasime oma ratta hooaja 10. hooaja, aga üks loojatest, kes siis minu täna kaasas küll ei ole, sai siis sellisena alguse, et ta käis ühel reisil, nägi ratta Kiirabi ja mõtles, et jõle lahe asi, et teeks Tallinnas ka. Ja pärast seda siis tulime, panime mõtted kokku, leidsime mingisuguse ratta, tellisime erinevad kotid, õiged varustused, mõtlesime, et kuidas saaks autovarustust ka ratta peale ümber kanda. Ja nii ta siis läks vähehaaval ja proovisime, et kuidas meid linn üldse rattapatrullina vastu võtab ja läksime üksinda linna peale patrullima. Ja ühel ilusal päeval oli see lugu, kus eetris oli kuulda, et üks laps kukkus pikali . Koha peal oli teada, et on hingamisseiskus ja kuna meie ratas oli täpselt sellel hetkel suhteliselt lähedal, reageeris ta sealt ja koha peal elustati ära siis üks 14-aastane laps. Ja sealt sai põhiindikatsiooni, et me peame selle projektiga täielikult ellu viima. 2009 aastal siis tegime oma plaanid ära, soetasime esialgu sellised 2 tavalist ratast ja muretsesime erinevad kotid sinna, lenksukotid, tagamis käivad pakiraamide peale ja võtsime siis selle autovarustuse, mis meil tegelikult määrusega ette nähtud on ja tegime natukese minimaalsemaks ja istutasime kõik need sinna kottidesse ära. Meie ainuke viga on see, et me ei saa lihtsalt patsienti haiglasse viia. Kõik muud toimingud saame me koha peal ära teha. Ja selle järgi tulid ka siis erinevatele kottidele siis erinevad nimetused. Ka siin sellel näidisrattal on siis peal näha, et kus mis asi asub. Et kus ma võtan apnikuravi, kus ma võtan defibrilaatori, kus ma võtan tilgasüsteemi või sidemed. Ja selle läbi ta siis jätkuvalt kuni tänase päevani on oma kasvu näidanud. Ja kui me 9 aastat olime tavaliste ratastega pedaalinud, siis see aasta mõtlesime, et davai, et teeks natuke see elu endal lihtsamaks ja võtaks siukse elektriratta. Meie hea koostööpartner, kes siin ka kõrval on Velo Plus, pöörasime nende poole, proovisime erinevaid variante ja leidsime siis mis oleks meile sobilik ja kannataks ka meie koormuse linna vahel ära. Meil on aastate jooksul erinevaid muresi ratastega selles mõttes olnud, et kuna meie piirkond on enamasti jaost vanalinn ja vanalinna ümbrus ja Munakivi teed tegelikult loksutavad seda ratast päris palju, siis seal olid küll kruvid loksusid lahti ja küll tulid pakiraamid lagunesid ära ja mingeid muid muresid, siis läbi Velo Plussi me oleme saanud enda rattad kogu aeg jooksvalt korras hoida, kes siis tagab meie mobiilse siis liikuvuse kogu aeg. Ja selle rattaga meil ei ole õnneks väga suuri muresid olnud. Me oleme endale muretsenud tagavarajooksud, lisaakud ja kui väga vaja, siis käinud ruttu teinud mingisugust tehnilist kontrolli lisaks. Eelnevatel aastatel siis meie kutsete arv oli siuke minimaalne. Või ei saa öelda minimaalne, küll aga siuke suhteliselt väike. Meie tööajaks on suvel 1. juunist 31. augustini, ehk siis 93 suvepäeva. Selle aja jooksul me see aasta teenindasime circa 300 kutset, mis teeb kuskil 4,5 kutset ööpäevas või päevas. Meie töötegevuse aeg on siis 12 tundi, hommiku 9 alustame ja 9 õhtu lõpetame. Ja me ei ole kohustatud kogu aeg sõitma, küll aga me oleme siis eetri teel häirekeskusele kättesaadavad ja meile edastatakse see kutse ja me peaksime siis sellele kutsele liikuma, mis meile siis antakse. Kes linna hästi tunneb, sõidab otse peast, kes ei tunne linna, see siis kasutab kepsu. Kõik erinevad
nii-öelda seadmed on ka rattabrigaadile siis kaasa antud ja brigaad koosneb nii-öelda siis 2 liikmest. Üks on nendest siis brigaadijuht ja teine siis on kas siis kiirabitehnik või siis kiirabiõde. Ja puhtalt on see vabatahtlikkuse alusel meil, kes soovib, see sõidab, annab endast märku ja noh, raha saab ka muidugi, palka. Aga suhteliselt füüsiline töö, mõtled küll, et ilgelt tore, sõidad edasi-tagasi mööda linna ringi, aga tegelikkuses, kui sa pead kuskilt vähe tugevamast mäest üles sõitma või ka lihtsalt 12 tundi ratta seljas olema, siis ta nii-öelda läheb suhteliselt keeruliseks ja raskeks. Siin on küll kõrval oleval pildil nii-öelda meie kolleegid täisvormis, aga nüüd viimased aastad, et meil oleks inimestel natukese lihtsam, oleme me läinud ka siis selle peale, et see ülemine vest jääb küll nii-öelda asutuse oma või siis, et on aru saada, kellega on tegu, aga kõik muu riietus võib olla sportlik, ehk siis kas siis rattapüksid, mõni üksik kasutab ka rattakingi, et oleks nagu endal nagu mugavam seal ratta seljas sõita, et vormiga see asi kiskus suhteliselt selliseks nutuseks ja higiseks ja palavaks. Meie piirkond vanalinnas on tegelikult on sadam, vanalinn, suuremad kaubanduskeskused ja kõik see, mis sinna äärde ja ümber nii-öelda näeb, et jääb, et me võimalikult kiiresti mobiilselt nii-öelda linna saaks, eriti need kitsaskohad, mis takistavad siis nii-öelda siis autol ligipääsu teatud piirkondadesse, et ratas oleks siis sealt võimeline. Meie keskmine reageerimiskiirus linnas täna on jääb sinna kuskil 3,5–4 minuti kanti. Et võib juhtuda ka seda, et ratas saab Vabaduse väljakult kutse hoopis kuskile Kadriorgu või kaugemale või Piritale, vahel arvaga kuskile Kopli või lennujaama piirkonda. No siis on teada, et ta nii-öelda natukese aeglasemalt läheb, küll aga kõik muu, mis jääb nii-öelda vanalinna piiresse, sealt on suhteliselt mugav nagu temaga minna. Samamoodi on ka see, et kaubanduskeskused, kui me sisse sõidame, siis võib esmapilgul nii-öelda kõrvalvaatajale tunduda, et mida ta siin trügib, aga tegelikkuses me niisama seal päris ei käi, et ju siis abivaja kuskil seal kas siis mõnes poes või müügipunktis on, et kuhu me hästi lihtsalt ja nii-öelda rattaga ligi saame. Ja vastavalt sellele siis ka, mis varustust vaja on, õigest kotist siis võetakse, võib ka juhtuda sealt, et ei olegi mitte midagi, või tuleb see abi soovi nii-öelda lihtsalt üles ajada ja sellega asi piirdub. Kas kellelgi on äkki küsimusi tekkinud? Ei ole. Rattast veel nii palju, et kui muidu on tavarattaga nagu vahva sõita, et niisugune kerge, olenevalt siis rattast seal mingisugune 8, 9, 10, võib-olla kelle 12 kilo, siis selle rattakaval siin koos varustusega praegu on 43,5 kilo. Eile õhtul panin ta uuesti kokku, kaalusin ära ka, et trepist temaga üles-alla niisama naljalt ei jookse ja miks elektri peale läksime, oli see, et kui oleks ikkagi nagu nii-öelda kuskilt mäest üles sõit või ka laugel maal, et seda natukese nii-öelda toetab ja elektrisüsteem siis on tal selles mõttes sellisena paiguldatud, et ta vastavalt maastikule annab meile siis natukese nii-öelda seda energiat juurde. Ja pole sellist päeva veel olnud, kus me oleks nii-öelda akusi nagu tühjaks sõitnud. Igaüks sõidab oma tugevusastme järgi, et kes lülitab sisse, kes ei lülita sisse ja mismoodi. Vot nii. Kas on veel küsimusi kellelgi? Kas keegi tahab proovida seda? Mis tunne on? Õues on niisugune hea ilm ka, võib ka saalist proovida. Ta selles mõttes temaga sõites on natuke see niisugune, kuidas ma ütlen, natuke ebastabiilne, kuna see raskus, mis siin taga on, nii-öelda annab natukese kõikuma ka, et tema küll väga kõvasti kihutada ei saa, aga noh, niisugune 30, 40, 45 kilomeetrit tunnis on juba niisugune mõnus hoog, et ta ikkagi nagu selles mõttes toetab. Et selline näeb meie rattapatrull välja. Sellel suvel meil selles mõttes oli päris töine, et meil kogunes 3 kuuga kilometraaži 9000 kilomeetrit. Ehk siis 2 ratta peale kokku 9000 kilomeetrit. Seega igas kuus me läbisime keskelt läbi üle 1000 kilomeetri, mis on tegelikult
linnas ja vanalinnas sõites siis ikkagi päris palju. Üksikud päevad olid siuksed, kus olid ikkagi üle 100-sed päevad, aga nad jäidki kuskil siuke 7-80 ja ei olnud kellelgi eesmärki nii-öelda kilomeetrit koguda, vaid täpselt selle järgi, kes kuhu siis kutsele pidi sõitma, sealt need kilomeetrid jooksvalt nii-öelda siis kogu aeg kogunesidki. Mis ma veel räägin sellest? On kellelgi küsimusi? Ei ole? Tundub, et ei ole. Mina küsin siis. Mul on mikrofon ka, teistel ei ole, kes tahab küsida, siis saab. Aga sa ütlesid, et mõned päevad olid seal 70-80 kilomeetride. Tegelikult peab ikka siis väga kõva ettevalmistus olema, et nii-öelda selles patrullis üldse osaleda või rajale saaks. Sest fakt on selles ju, et 7-80 kilomeetrit ikka päris palju. Ja veel raske ratas ka. Tead, meil ei ole eraldi mingisugust ettevalmistust, sellepärast, et seal sõidavad nii-öelda tegelikkuses täitsa tavaliselt kiirabitöötajad peal. Kes teeb vahel sporti, kes see tee on ju, kes käib jooksmas, kes sõidab rattaga. Et see on täiesti siuke suhteline, et kui see tavabrigaadi liige nii-öelda ütleb, et ma tegelikult tahaks mingi päev rattabrigaadis sõita, siis ta teab juba, kuhu ta nagu läheb. Ja ta kohustus ei ole nagu ilmselgelt kilomeetrit koguda, küll aga need paratamatult ühel hetkel lihtsalt kogunevad talle sinna spidomeetrile ja nii ta nagu sõidab, aga suve lõpuks, ütleme siis nii, et päris mitmetel on sportlik vorm paranenud. Ja tegelikult meil on oma kindlad entusiastid, kes käivad. Täna on see, et meil sõitis rattabrigaadis, kui meil asutuses on circa 500 töötajat, siis 50 töötajat sõitis rattapatrullis sel suvel. Aga kuidas neid sinna valitakse? On see mingi rotatsioon või on see, et mina soovingi rattapatrullis osaleda, et ma ei taha selle autoga mööda linna sõita, et tahangi rattaga sõita mööda linna? Kas see ka loeb, jah? Jaa, siis avaldadki lihtsalt oma soovi ja saadki lihtsalt seal rattabrigaadis siis sõita. Ütleme, esimesed juuni-juuli kuu graafikud läksid täis põhimõtteliselt mingisuguse mõne päevaga. Leiti kohe nagu nii-öelda sõitjad. Augustikuus inimesed on natukese juba väsinud, kes tahab rohkem puhata. Siis oli natukese keerulisem see, aga tegelikkuses me sõitsime praktiliselt terve suve. Eile vaatasin järgi, et terve suve peale meil oli 10 päeva, kus meie töö tuli kas siis katkestada või me ei sõitnud välja. Selle siis tingis ennekõike vihm. Kas need olid siis sellised poolikud päevad, sellise väikse uduvihmaga ja kui vaadates täna välja, siis see ilm ei ole probleem. Sellega sõidame ilusti ära. Aga kui ikkagi laussadu tuli, siis ta katkestas meie töö ära ja me olime sunnitud nii-öelda sellel päeval lihtsalt pooleli jätma oma sõidu. Aga kui palju tuleb neid kiireid väljakutseid, kus on vaja rattaga siis väga kiiresti reageerida ja siis on vaata vajutada pedaali kõvasti, et siis peab piisavalt kõva mees olema? No neid tuleb, aga ega seda meie ette ei näe. Seda on väga raske nii-öelda prognoosida ka, et kas täna tuleb või ei tule. Võib juhtuda ka siukseid on, et on täna ainult lamajate päev. Et käidavad ühte lamajat pergipingi pealt üles, teistad kuskilt põõsa tagant üles. Et see on täiesti siuke, aga on ka selliseid kutseid, kus sa peadki nii-öelda minema, et kas ta on siis kas avariikutse või mingisuguse vähe tõsisem terviserikke, siis talle antaksegi see indikatsioon ja palun ja sõida. Ja küsitakse ka, kui kiiresti sa umbes võiksid nagu kohale jõuda. Seda enam, kui ma saan läbi vanalinna lõigata Vabaduse väljakult Balti jaama mööda neid pisikseid tänavaid või selle asemel, et sõita siis kuskilt ringiga. Või teine variant on see, et kuskil kaubanduskeskuses 3. korrusel, siis ma sõidangi selle rattaga sinna kas eskalaatori peale või lifti sisse, kui ma tean seda enam-vähem ja ma olen põhimõtteliselt kohe kohal. Aga seal takistusi ei tehta, et rattaga sõidad nii-öelda mööda eskalaatorit, et... Tead, esimesed aastad turvamehed meid ikka nagu püüdsid, et kuule, mis toimub, aga kui nad asjast kohe aru said, siis oli see, et ja, kõik on õige, okei, minge käige ära, äkki me saame kuidagi veel kaasa teiega aidata, et lihtsamaks teha, sest me teenindame ainult nii-öelda avalikus vaateväljas olevaid kutseid. Me väga palju ei käi korteritesse, mis tähendabki seda, me ei saa rattaid maha jätta. Et meil on küll lukud kaasas, me saame ta lukku panna, aga pigem me teenindame välikutseid, ehk siis kõik, mis on kuskil õuealadel või siis keskustes sees, et korteritesse me väga tihti ei satu. Või siis on see, et üks läheb, kontrollib ära, vaatab ära, mis seisukord on, annab teada, et kas ta siis soovib autot või ei soovi, ja ka rattaga on see, et kui ta läheb esimesena kohale
ja ka auto on näiteks paralleelselt kõrgema prioriteediga kutsega saadetud, siis ja ma näen, et tegelikult see situatsioon ei ole sellel hetkel nii tõsine, siis ma võin auto annuleerida või öelda talle, et võta kiirus maha, tule rahulikult edasi, või kui see asi on vähe tõsisem, siis magi kaasan sinna eraldi et ma soovin veel arsti juurde, ma soovin võib-olla politseid juurde, ma soovin kedagi teist veel juurde. Samamoodi me oleme ka tulekahjuvalves olnud, et mitte, et seda autot seal kinni hoida, vaid pigem siis on see, et rattapatrull on kuskil seal samas lähedal, julgestab selle ürituse ära ja nii lihtne ongi. Samamoodi on ka see, et me vahel öeldakse, et kuule, et jääge linna natukese kauemaks, et on avalikud üritused, et olge seal kuskil lähedal, patrullige seal ringi, see ongi see, et kas siis Vabaduse väljakul, Raekoja platsis, kuskil pargis, me julgestame konkreetselt seda üritust mõnda aega, võib-olla me oleme isegi oma tava tööajast natukese kauem ja siis ühel hetkel lihtsalt liigume vaikselt uuesti ratastega tagasi oma põhijaama või tugikeskusesse. Aga kui palju on patrullil ette tulnud siis sellist, mõned filmid on tehtud, kus ratta mingi ekspress peab jõudma linna teise otsa võimalikult kiiresti, siis kasutades neid radu, mis sa just rääkisid, et kust ratas kõige paremini läbi pääseb. Ja siis ajate võidu, ma kujutan ette, kuidas te nagu voldimeestega seal võidu ajate ja kellegi teisega, et kui palju selliseid ekstreemseid asju on ette tulnud, et tõepoolest peab kiiresti sõitma ja ega ütleme nii, et kandam on päris suur sellel rattal, et ega väga lihtne sellega nurkades ja kurvides käidelda ei ole. Kui peab läbi vanalinna minema, kas ta lähed mööda Viru tänavat või Harju tänavat või Raekoja platsis, siis peab ikkagi üldjuhul kaaskodanikega arvestama, et selle samase kandamiga või kotiga talle sealt müksu ei anna. Samal ajal ka autode vahel laveerides ja samamoodi need erinevad kunstlikud takistused, mis on pandud sinna ette, et sa vasta seda ei sõida või siis nii kõvasti sõida, et sa peaksid ümber kukkuma. Kui ma ise olen patrullis olnud, siis mul on kergelt öeldes sportlik hasart küll tulnud, et kuna ma tean, et auto läheb ka paralleelselt, siis on see, et kas ma jõuan enne autot või ma ei jõua enne autot. Et seda hasarti on ahest tulnud, aga tuleb ikkagi endale aru anda, et sa tervelt ja turvaliselt kohale jõuad ja samal ajal suudad ka siis koha peal veel abi anda, et kui sa tõesti pead pikema distantsi ära sõitma, eriti kui on mingisuguse tõsisema juhtumiga, siis on ikkagi pärast keeruline. Ma ühte juhtumit mäletan, kus me baseerusime sellel hetkel Tammsaare pargis ja saime kutse Kumusse ja samal hetkel sai paralleelselt kutsega 2 autot. Üks tuli Mustamäelt, teine tuli Kesklinnast ja siis tekkis juba küsimus, et mul oli ego küsimus, et ma pean esimesena lihtsalt jõudma. Ja sellel hetkel me jõudsimegi esimesena, aga see tähendab seda, et me pidime ka Kumusse sisse sõitma, ehk siis kui Kumu uksest sisse lähed, sealt läheb kõrvalt äärest paremalt poolt selline kaldtee ja oli vaja ülespoole jõuda, siis seal oli juba selline, et ma pean saama autost seekord esimesena. Aga see ei ole ilmselgelt kellegi eesmärk, vaid pigem on see, et kliendid ja linnarahvas ära teenindada tervelt ja turvaliselt. Kui palju neid rattapatrulle teistes Eestimaa linnades on, et oleme rääkinud praegu siin Tallinnast, aga on ka mujal või on loomisel ka mujale? Me oleme Tartu kiirabi ärgitanud, et tehke ka. Ta võiks ju selles mõttes olla, täna ei ole kuskil mujal, on ainult meil siin linnas 3 kuu jooksul ja ka küll, aga jah, et rattameedikuid on erinevatel üritustel valves. Et kas siis SCB jooksul mõnel metsaüritusel, kus on vaja meedik metsa saata, autoga sinna ei lähe, heal juhul ta läheb ATV-ga või siis mootorrattaga, aga ratas on üks alternatiiv, et saaks teda ka sinna jalgratta võistlustele julgestuseks saata siis metsa . Et kus me seda inspiratsiooni veel oleme ammutanud või küsinud kolleegide käest, et ma tean, et Soomes sõidavad suvekuudel Inglismaal ja natukese ka Rootsis, et väga palju teda just igal pool ei ole. Et see ongi selline hea, ja meie vastu on tuntud huvi ka mujalt, siit Sankt-Peterburist ja on käidud küsimus, et kuule, mis värk teil selle rattaga on, et me oleme näinud ja kui me ringi sõidame näiteks sadama piirkonnas, siis kõik turistid, kes tulevad näiteks kruiisilaevadelt kuskil kaugemalt, siis me oleme nendele mingisugune pildistamisobjekt, et kuule, et me sooviksime teha, et jõle lahe asi, et polegi varem näinud, eks. Siis nad tulevad ka küsima, eriti kui on näiteks veel
tegu meedikuga, kes ütleb, et ma olen küll haiglas tööl, meil ka sõidavad seal kiirabid edasi-tagasi ringi, aga kindlasti mitte rattal. Et algselt me panime lihtsalt nii-öelda eestikeelsed kirjad peale, aga siis nii-öelda turistile oli see nagu mitte midagi ja siis mõtlesime ruttu ringi, et tuleb panna ka ingliskeelsed tekstid peale, et oleks aru saada. Sest on juhtunud neid olukordi küll, kus inimene on kuskil tänavanurgal ootab meid ja me sõidame tast mööda ja kui ta ei oska nagu lehvitada ka, siis on nagu pahasti. Et siis sai nii-öelda ka mitmekeelsed kirjad endale peale pandud. Ja nii ta nagu jooksvalt on ja tõenäoliselt me oleme ka järgmine aasta kindlasti nii-öelda ja järgnevate aastate jooksul nii-öelda linnapildis olemas. Kellegil küsimusi, siis ma võin laenata ka oma mikrofoni rahulikult siin. Keegi soovib midagi täpsustada. Kui ei ole, siis ma küsin, et kui raske siis seda patrulli nii-öelda õigustada on, et ma kujutan ette, et kõik asutused töötavad ikkagi eelarvetega, igal pool on mingisugused valvekorrad, et kui palju on siis see teemaks, et see patrull hästi ei sobi tegelikult või meil ei ole vahendeid selleks? Iga-aastaselt küsitakse üle ja me teeme ikkagi selle ettepaneku linnale, et jalgrattapatrull nii-öelda tuleb jälle uuesti linna ja seda on ikkagi öeldud ka, et ta täna täidab oma kohta nii-öelda linnas, kuna ta võtab selle nii-öelda reageerimiskiiruse autodelt oluliselt väiksemaks ja me oleme mugavamad ja mobiilsemad. Lisaks sellele näitab aastate jooksul kogu aeg, et kutsete arv nii-öelda linnas, mida ratas kogu aeg teenindab, jätkuvalt tõuseb. See aasta oli see kuidagi rekordiliselt kõrge, kui meil eelmine aasta oli circa 240 kutset 3 kuu peale, siis see aasta oli see peaaegu 300 rattal, jah. Mis tähendabki seda, et see protsent oli päris kõrge ja mõnedel juhtudel inimesed lähevad haiglasse, mõnedel siis jäävad koha peale või saavad ise edasi minna. Et ta on kogu aeg õigustanud ja keegi meile nagu ei ole öelnud, et seega me jätkame seda protsessi samamoodi ikka. Et ta on nagu, et kui me selle lüli sealt vahelt ära võtaks, see tähendaks seda, et need 300 kutset tuleb ka kellegil teenindada, ehk siis meil brigaadidel selle võrra on siis nendel see osakaal nii-öelda kõrgem või kutsete arv, aga sealt ta siis oluliselt väheneb ja on täitsa valutu. Ja eelarveliselt ka siis tundub, et kui 300 ära teenindada, siis keegi peab need 300 ju teenindama, see on ka ju päris suur kulu ju, eriti kindlasti, kui autodega sõita. Autode kulu, automatisatsioon, inimesed, et selles mõttes kõik, aga sellel hetkel ta täidab täitsa oma kohta linnas. Aga mõtlen, et maailmas peetakse päris palju suuri spordiüritusi, näiteks jooksumaratone. Kas seal jooksumaratonil ikkagi on kaasatud ratta sellised meditsiinipatrullid või? Ikka. Ka siin iga-aastased, mis Tallinna maratonid on rattameedikud olemas. Nad ei ole küll selliste ratastega ja sellise varustusega, küll aga seal on rattameedikud olemas oma selja kindla kotiga ja nad sõidavad oma kindlates nendes distantspunktides, kus neile antud on. Ja kui mu mälu nüüd täpselt ei peta, siis ma seekord küsisin korraldaja käest, et mitu ratast väljas on ja oli 14 ratast maratoni distantsile välja saadetud. Pluss seal on ka mootorrattaga ja ATV-ga, nii et ta on vajalik. Kuigi on autod ka eraldi punktides olemas, aga see auto ei pruugi jõuda ja sealt jooksjate vahelt läbi saada või seal kitsastest kohtadest, aga see ratas sellel hetkel on mobiilsem. Samamoodi meie kõrval on linnas, sõidavad, ma küll ei tea, mis graafiku alusel, aga on meie kolleegid politseist ja sõidavad ka politseid nii-öelda siis ratastega. Ja aeg-ajalt me ikkagi oleme nendega siis ka kohtunud või siis ka mingid ühisel kuskil sündmusel nii-öelda siis nendega kohtunud. Et nad käivad küll natukese võib-olla harvema graafikuga, aga 100% kindel ei ole. Nii et ka politsei on täna ratastel tegelikult. Ja pluss ma siis oli uudis ju, et ka turvateenistus äkki vist oli ratastele kolinud mingis osas, et selles mõttes, kui nad oma funktsiooni täidavad, siis see on väga positiivne. Nii, kuidas meie küsimustega on? Tahab äkki keegi proovida või? Rattaga sõita. Ratas on küll mugav vahend sõitmiseks, aga ta on hoopis natukese teistmoodi. Võib-olla jah, kui käiakse rattamatkal, et laon asjad peale, aga seal on selline kulgemise küsimus.
aga et siin kas sõita nii-öelda, samas saab proovida teda nii-öelda, et kui ma ei lükka elektrit sisse ja teine variant, kui ma lükkan elektri sisse, kui palju see olulisemalt kergemaks nagu teeb, see on nagu hoopis midagi muud. Et seda võib nii-öelda mõni asjaosaline, kes soovib proovida. Meil on vahel muidugi tekkinud ka selliseid olukordi, kus tehnilistel põhjustel ratas ei pruugi sõita, mis tähendab seda, et on kas rehv puruks läinud või on tal mingisugune muu anomaalia tekkinud külge. Et siis me proovime selle võimalikult mobiilselt nii-öelda ära lahendada, et kas toome uue rehvi alla või siis tõesti viiakse ratas korraks nii-öelda teeninduspunkti, tehakse ruttu ära ja saab kohe jätkata. Korra suvel oli ka see, kus ratas tõesti oli tehniliselt rivist väljas paar päeva ja see inimestele väga nagu meie töötajatele ei meeldinud, kuna ta pidi sõitma nii-öelda tavarattaga. Et siis oli siuke, et miks ma ei saa elektrirattaga sõita, et pean sõitma nii-öelda tavarattaga. Siis oli see, et kuule, ma ei ole väga nõus oma valvet jätkama, kui ma ei saa seda ratast tagasi. Et tegelikkuses see elekter nii palju nii-öelda õgvendas ja leevendas seda sõitmist, et oli oluliselt mugavam inimestel. Ja nii nagu ma ütlesin, et kottides on erinevad varustused, eks ju, siis see ongi see, et üks ratas on mõeldud rohkem, et mis on nii-öelda elustamisvarustusega ja teine, mis on siis niisugune pisemate asjade jaoks, sidemed, tutikud, süstlad ja kõik muu pool. Samamoodi meiega on kaasas tegelikult defibrilaator ehk siis elustamisaparaat, mille saab siis kotist vajaduse välja võtta, temaga toimetada ja pärast kokku tagasi pakkida. Kaida, aga kui sa juba alustasid siin ratta tutvustamist ja asjadest, mis seal sees on, äkki tõstame selle ratta siia lähemale ja näitagi, mis seal siis sees on ja mis see komplekteeritus on? Aga teeme seda. Ma võtan ta siit, võtate siit vastu natuke. Nii, hops. Las ta jääda siis samas. No ütleme, hakkame sellest lenksukotist pihta. See on siuke pisemate tarvikute jaoks, et käepuhastusasjad, väiksed plaastrid, glükomeeter, sellised tabletid erinevad on sees, et saab nagu lihtsalt kätte, mis oleks kohe nagu esmane. Aga võtame siis vähe parema koti kohe. Meil on selles mõttes oma nii-öelda süsteem tehtud, mis tähendabki seda, et ambulaarium on olemas, täpselt on teada, palju ravimeid seal sees on, mitu ampulli ühte, mitu ampulli teist, mis tähendabki seda, et kui see brigaad ühel hetkel õhtul koju tagasi jõuab, siis ta peab olema põhimõtteliselt nii-öelda ära komplekteeritud järgmiseks hommikuks selle sama lõpetava brigaadi poolt, ehk siis ta võtab selle lahti ja kui tal nüüd päeva jooksul puudus tekib, siis meil on omavahel kokku lepitud nõnda, et kui auto tal appi tuleb, siis ta saab auto käest nii-öelda seda lisatarvitud ravimeid või plaastreid või mingisuguseid muid tarvikuid juurde võtta, et ei peaks siis ilma sõitma, et kõik asjad oleks nagu jooksvalt olemas. Kindlasti, mis võib inimesi huvitada, on elustamisaparaat. Näeb ta siis niisugune kerge tegelikkuses välja ja kui ta avab, siis on vastavalt nii-öelda siis klemmid olemas, mis siis rinnakule pannakse, nupust käima ja annab ta siis täpselt teada ja täpselt samamoodi muud elustamisvarustused, et kotist võtame. Ja siis ta annab meile täpselt juhised, mida nagu siis täpselt teha, kuigi need asjad on meile pähe õpitud ja samamoodi ka muud asjad, mis siis kotis on nii-öelda sildid juures, et mis, kus nii-öelda täpselt asuvad, mismoodi need asjad nagu käivad. Ja kui kutse on ühel hetkel teenindatud, siis samamoodi saavad need asjad ka tagasi kokku klapitud ja kottides sees on krõpsusüsteemid, mis tähendab seda, et kui see kott peaks ka nagu maha kukkuma ja olema lahti, et siis asjad nii-öelda mööda ilma laiali ei ole, et nad on mugavalt ja turvaliselt siin koti seinte küljest nii-öelda siis kinni. Ja teine kott selles mõttes, kindlasti mis kõige raskem asi selle juures siin nii-öelda kaasas kanda tegelikult tuleb, on hapnikuravi, ehk siis tegelikult ka hapnikuballoon on eraldi nii-öelda kaasa võetud ja piisavalt nii-öelda suur,
et ta siis nii-öelda loksub küll siin kaasas, aga et ka seeravi nii-öelda siis ära teha, pluss siis sinna juurde kõik kuuluvad nii-öelda maskid, vajadusel ka lisaravi, et kõik need asjad on täpselt selle järgi pandud ja me endale oleme siis nii-öelda koti juurde kirjutanud, et üles õigel ajal leida, et ei peaks sobrama, et kus on üks asi, kus on teine asi, muidu see pilla-palla asjad laiali üles ei leia, aga hea ja mugav. Ja no kui on suvine siuke ebamugav ilm ja siuke külm natuke, siis kes siis igaüks võtab endale kas siis fliisi või jope äkki kaasa, et siis siin kottide peal nii palju piisavalt ruumi, et saab oma isiklikud asjad ka sinna ära panna, et midagi maha ei jää ja kotid on suhteliselt tugevalt rattaküljest kinni, et nad iga pehme liigutuse või väikse augu pealt ära sealt küljest ei hüppa ja ära sealt ei kao nii-öelda. Selles mõttes on väga okei ja rattad peavad hästi vastu, et ei ole hullu midagi, et küll see 9000 kilomeetrit 2 ratta peale kokku, et ehk 4,5, et no päris usinalt on saanud sõita, et aga kestavad küll.